Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Tervist, ilusat laupäeva, Motomelu alustab. Tänases saates vaatame, mida kujutab endast virtuaalaku, heidame pilgu peale ka möödunud kuu kasutatud autode statistikale ja mis peamine, uus tegija autoturul, Dongfeng, ka sellest teeme juttu. Mõnusat vaatamist! Eestlase Saksa auto armastusest ei saa üle ega ümber. Autoportaali kasutatud autode statistika järgi on müügitopis Audi, Volkswagen ja BMW. BMW-dega tehti oktoobris 990 tehingut, Volkswageniga 867 ja Audiga 595. Oktoobri kasutatud autode müügitopis domineeris ülekaalukalt BMW, millest umbes kolmandik oli 5. seeria. Võib-olla on see läheneva talve tõttu, võib-olla hoopis eestlase premium-auto armastuse tõttu. See konkreetne mudel on 4-veoline ning lisaks tavalisele lärmile ja külge ees sõitmisele on võimalik sellega ka edasi liikuda. Eestlase BMW armastus on selge, kus see tuleb. Suured ekraanid, eesnahast istmed, taganahast istmed, palju piano pläkki ja läikivaid pindasid. Minul isiklikult see auto võib-olla ei ole esimene valik, sellepärast et suuremale mehele on ta vähe kitsavõitu. BMW 530 ideaalautos 36 900. Kui ütled, et Motomelust nägid, siis võib-olla saab ka natukene kaubelda. Konkreetne auto oma 3.0 puhul ei ole enam sugugi 3-liitrine diisel, vaid hoopis 2-liitrine bensukas ja see on ka muide hübriid ehk siis pistikuga laetav elektrikas. Kui sul on olemas võimalus laadida, siis saad ilmselt oma igapäevasõidud linnalähistel teha väga soodsalt. Oktoobris tehti 7241 sõiduauto omaniku vahetust, mis on 88 auto võrra rohkem kui septembris. Nendest arvudest on näha, et turg on küll väikeses kasvus, aga sellise tempoga kasvades jõuame madalseisust välja umbes 5 aasta pärast. Siinkohal jääb vaid loota, et tegelik kasv järgnevatel kuudel on suurem kui seni. Lisaks tuhandetele teistele sõidukitele vahetas oktoobris omanikku ka üks väga põnev uunikum. 1930. aasta BMW Dixi. BMW Dixi pärineb algselt Saksa autotootja Automobilwerk Eisenach versioonist Briti väikesest linnaautost Austin 7. Pärast seda, kui BMW 1928. aastal ostis Eisenachti firma, sai Dixi mudelist firma esimene auto. BMW Dixi ei olnud luksus ega sportauto, vaid fundamentaalse tähtsusega esimene päris BMW. Nimelt on see masin, millest sai alguse BMW autotööstus. Passat ikka veel esimesel kohal. 34 000 eest on võimalik ideaalautost saada 26 000 sõitnud auto, mis on märkimisväärselt ruumikam, kui seda oli eelmine BMW. Natukene jämedama keha ja pikemate jalgade puhul on Passati istmed oluliselt mugavamad kui BMW sportlikud. Pedaalidki võiks öelda, et on paremas kohas, siin ei pea niimoodi jalga väänama. Aga põhimõtteliselt sama hinna eest või isegi soodsamalt saad veel Passatil 2 aastat garantiid. Tulles tagasi eelmise aasta oktoobri juurde, siis on kasutatud autode turg langenud 57%. Kui vaadata ka aastat 2023, on langus 46%. Eelmise aastaga võrreldes peame aga kindlasti arvestama, et nende numbrite sees on ka turu kasv, mis eelnes automaksu kehtima hakkamisele. 2023. aasta numbrites automaksu mõju aga ei ole. Siit on selgelt näha automaksu mõju tänasele turulangusele.
Arusaadavatel põhjustel on top 3. kohal brändide seisukohast Audi, mis ületas rahvaautot Škodat täpselt 1 mudeliga. Kui võrrelda nüüd eelneva 2-ga, siis Audi on igati asjakohane ja olles sõitnud ka ise natukene, saan aru miks. Sellepärast, et Audi on olnud läbi aastate premium-klassi etalon ja konkureerinud väga tihedalt nii BMW kui Mersuga. Ka siin on väga palju pianopläkki, väga palju läikivaid pindu ja ekraane. Ja selle aastavana auto saab ideaalautost niimoodi, et täitsa tasuta tuleb kaasa uue auto lõhn. Kuni 10 aastat vanade autode segmendis me leiame oktoobris liidripositsioonilt Škoda. Kokku tehti 434 tehingut. Teisel kohal on Toyota 355 tehinguga ning 3. BMW 284 tehinguga. Need 3 oli vaid lühike näide oktoobri statistikast. Kui sind huvitab täpsem info, vaata autoportaali. Eesti autoturu värskeim tulija on Dongfeng, üle 55-aastase ajalooga Hiina autotootja. Kohe aga vaatame, millised mudelid meile Eestisse jõuavad. Miks ABC Motors otsustas uue autobrändi Dongfengi Eestisse tuua? No me avasime kõigepealt, kus see lugu alguse sai, avasime Harkus siis Aiapõik 2 oma uue kasutatud autode keskuse. Kolisime Kadakateelt ära, nüüd meil on täitsa oma maja. Ja siis meil oli siin piisavalt ruumi ja vaatasime, et siia võib-olla mahuks midagi huvitavat veel. Ja kuidagi samal ajal tuli ka siis mõte või pakkumine, et hakata Eestis esindama siis Dongfengi. Ja see Dongfeng, eestlastele arvatavasti midagi eriti ei ütle, minule vähemalt enne ei öelnud, aga see on tegelikult üks väga pika ajalooga Hiina autotootja, nad on tootnud autosid üle 50 aasta ja neil on siis nüüd praegu Eestis 4 erinevat brändi, mida nad siis toodavad ja müüvad, eks. Ja sealt see alguse sai. Nüüd on nad siin kohal olnud umbes paar nädalat. Inimesed on mõned proovida saanud ja tagasiside on olnud siiamaani küll hästi hea. Millised mudelid Dongfengi valikus on? Hästi erinevad. Kokku on meil nüüd siis kas juba kohal või kohe varsti tulemas 14 erinevat mudelit. Nii et see on korraga ikkagi väga suur amps ka meil siin haugata. Alates hästi väikesest linna elektriautost, Dongfeng Box siis, kuni siis suurte mahtuniversaalideni, mis on üks päris mahtuniversaalid, kuhu mahubki 7 inimest sisse. Kas see 14 sinna hulka kuuluvad ka need alambrändid või Dongfengil ongi 14 erinevat mudelit? Ei, see on ikka koos nendega, et seal on siis Dongfeng ise, siis on Voyah, siuke natuke luksuslikum bränd, siis on Forting, mis on selline keskklassi auto ja siis on M-Hero, mis on siis sellised hästi suured luksusmaasturid. Kui sa otsid endale täiselektrilist maasturit, nagu päris maasturit, millega silma paista ja mis erineks nii-öelda massbrändidest, siis see M-Hero on, ma arvan, üks kõige ägedamaid valikuid. Kui sa vaatad mu nägu, siis ma pean tunnistama, et ma tõesti ei saa oma naeratust kuidagi siit alla suruda, sest see auto on nii äge. Ja iga kord, kui ma siit kuskilt pööran tänavate vahel, siis sa näed, kuidas inimesed lihtsalt vaatavad järele. See suur monstrum läheb 0-100 kõigest 4,2 sekundiga. Ehk sellel on 1088 hobujõudu. See on lihtsalt ebareaalne. Mis siin salata, Hiina autotootjad oskavad autosid teha. Vähe sellest, et nad panevad suurt rõhku välimusele, siis on ka seest hästi läbimõeldud. Kõik need kihvtid funktsioonid, siin on lihtsalt nii palju avastamist. Sellel autol on loomulikult kõik erinevad sõidurežiimid. Need ei ole lihtsalt nupuna, nad on sellise massiivse kangina. Sul on nii mugav iste. M-Hero on nagu tõsiselt massiivne, äge. Mul lihtsalt ei jagu sõnu. Võib-olla kokkuvõttes võibki öelda, et tegemist on tänavalegaalse tangiga. Mis hinnaklassis need autod üldse olemas hakkavad? See hinnaklassi
vahemik on ka hästi lai, nad hakkavad peale sellisest 22 000 ja lähevad kuni üle 170 000, nii et väga erinevad hinnad on. Kas Hiina autotootjad või Hiina autosid tuleb veel eestlastele nii-öelda maha müüa või on hakatud aru saama, et tegemist on kvaliteetsete autodega? Eks ikka on seda võõrustamist, et ma ei oska veel nagu päris täpselt sellist kliendi tagasisidet anda, kuna neid ei ole veel ju eestlaste käest sõitmas olnud siin pikemat aega. Garantii osas meil endal sellega kahtlust ei ole, sest et kui sa vaatad selle auto koostöö kvaliteeti, vaatad neid, ma ei tea, ukse vahesid nii edasi, siis on näha, et see tõesti on hästi tehtud, sest see Dongfeng ei ole mitte kuskil Hiina nurgas omaette toimetanud, eks ju, vaid nad on teinud tegelikult juba aastaid hästi erinevate Euroopa autotootjatega koostööd. Ka viimane Nissan Navara näiteks tuleb sealt samast ja kannab Dongfengi märki. Et nende oskused ja kogemused ja samamoodi näiteks mootorid, et nad kasutavad seal Honda mootoreid, Mitsubishi mootoreid, nii edasi, et seda kvaliteedi kartust meil endal ei ole. Nendel autodel on siis tehase garantii 5 aastat 150 000 kilomeetrit. Elektriautodel on siis aku garantii 8 aastat või 200 000 kilomeetrit. Nii et me ise küll usume, et need on väga korralikud autod. Suur hirm paljudel on ka just see järelhoolduse poole pealt, et kas neid varuosasid on saada, et kaua sellega ootama peab. Kas see on täna üldse probleem? Dongfengi puhul õnneks ei ole, kuna nad on teistes Euroopa riikides juba ammu olemas, siis on Hollandis hästi suur varuosaladu ja et ühesõnaga ma arvan, et sellega ei teki mitte mingisugust probleemi. Need jupid on kõik olemas. Kui Lätis on üle 100 Dongfengi juba müüdud, et kas see näitab mingisugust märki, et ka meil Eestis võib see populaarseks osutuda? Ja, no eks see oli ka üks põhjus, mis andis meile selle julguse seda marki Eestis esindama hakata, et kuna Lätis on nad nüüd juba üle aasta olnud müügil ja tõesti neid on 109 vist oli siiamaani müüdud, et siis tõesti me arvame, et see ei peaks olema Eestis ka mingisugune probleem nüüd müüa. Et kui jutt kokku võtta, siis garantii on olemas, varuosade probleemi pole, et tegelikult tule vali välja ja tee proovisid. Ja, ma soovitangi hästi tulla proovima neid, et nad on, tegelikult Eesti inimesel ei ole väga paljudel ju mitte mingisugust kogemust Hiina autotootjaga, et need mudelid on meil kõik proovisõiduks valmis siin Harkus Aiapõik 2, et tasubki lihtsalt tulla ja vaadata, mis see endast kujutab. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Me räägime just uuest põnevast asjast, virtuaalaku. Mis asi see on? Virtuaalaku elektripakett on turul kõige uuem elektripakett, mis lansseerus siis Alexelas oktoobri lõpus. Ja see on selline lahendus, mida väga paljud kliendid on oodanud väga kaua. Ehk siis me pakume tegelikult erakliendile võimalust saada osa füüsilise aku eelistest, aga ise ilma akut soetamata. Ja selleks ei pea tegema mitte midagi muud, kui liituma siis Alexela elektripaketiga Alexela veebis. Sa saad kuutasu eest tarbida siis meie virtuaalakut, ehk sa kodus füüsiliselt akut ei oma, küll aga omab Alexela akut sinu eest. Ja sina saad siis tegelikult osa kõige madalamatest börsihindadega hetkedest ja sellel hetkel, kui näiteks börsihind on väga kõrge päeval, siis sina saad nii-öelda oma virtuaalakust tarbida odava hinnaga börsielektrit. Ehk siis põhimõtteliselt väga lihtsa paari klikiga sõlmides virtuaalaku elektripaketi saad sa juba kasu madala börsihindadega hinnaperioodidest. Kas see kuutasu ei söö ära seda hinnavõitu? Sellega on selline lugu, et kui sa päriselt peaksid endale akku ostma, eeldame, et sul on ka päikesepaneelid, siis tegelikult see investeeringu suurus on juba mitu tuhat eurot. Et kui võrrelda seda nüüd virtuaalaku elektripaketiga, kus kui näiteks sa vaatad, et sulle see lahendus ikkagist ei sobi, et su tarbimine on näiteks liiga väike või sa ikkagist tahaksid oma hinda fikseerida, siis sa saad tegelikult oma paketi ära vahetada. Kui sa päriselus tegelikult akku ostad endale ja päikesepaneelid paigaldad, siis nii lihtne see asi ei ole. Et lihtsalt homme otsustad, et täna pole enam vaja ja siis tegelikult oma investeeringut sa niipidi tagasi ei saa.
Kellele see asi sobiks, kellele see mõeldud on? Jah, et tegelikult virtuaalaku elektripakett sobib eelkõige suurema tarbimisega elektrikliendile. Ehk siis, kui sa näiteks elad eramajas või ridaelamus, sul on suur pere ja su elektritarbimine ikkagi ulatub üle 10 megavatt-tunni aastas. Ehk väikeste klientide puhul, et kui sa näiteks elad korteris, siis see pakett ei ole sulle. Aga pole hullu, et Alexelal on ka teisi elektripakette. Sellepärast, et suure tarbimise puhul ka see räägitud kuutasu osutub mõistlikuks. Et väikeste tarbimisega klientidele, näiteks ühetoaline korter, siis lihtsalt see kuutasu on juba enamik su elektriarvest, et siis me seda paketti sulle ei soovita. Kas te olete jõudnud ka välja arvutada, mis võiks selle virtuaalaku kliendi, ütleme siis see aastane või igakuine rahaline võit olla, kui ta sellega liitub? Seda me hetkel veel nii täpselt öelda ei oska, puhtalt sellepärast, et elektriturg läks ju üle siin oktoobri alguses, septembri lõpus 15 minuti börsihindade peale. Ehk siis tegelikult turg on muutunud palju volatiilsemaks, ehk elektrihinnad kõiguvad palju rohkem, sellepärast, et hind muutub tihedamini. Ehk siis näeme kõik, kui suur see võit saab olla siis jooksvalt koos juba paketis liitunud klientidega. Aga kujutame ette, et keegi otsustab, et talle ikkagi see ei sobi. Kas siis tuleb hingehinda ära maksta? See on väga hea küsimus ja tegelikult ma võin julgesti välja öelda, et selle paketi puhul võid sa paketi lõpetada või muuta täiesti ilma lisatasudeta. Proovid 1 kuu, vaatad, võib-olla see pakett ei ole ikkagi sina jaoks, aga sa saad selle lepingu kohe muuta või siis ümber vahetada mõne teise siis Alexela valikus sobiva elektripaketi vastu. Nii et igal juhul proovida ju võib, kaotada ei ole midagi. Täpselt nii. Motomelu andis väikese panuse filmiprojekti. Nimelt veebruaris esilinastub Eesti 90ndate autokultuuris dokumentaalfilm ja ka teil on võimalik seda läbi Hooandja kanali toetada, aga vaatame pisikese ülevaate filmist. Tere! Mina olen Sergei Zuganov ja ma teen dokumentaalfilmi nimega Kadunud unistus. See on lugu Eestist ja 90ndatest ja autodest, mis sümboliseerisid vabadust, riski ja unistusi. See on aeg, mida paljud meist mäletavad. Mõni helgelt, mõni valusalt, aga kindlasti väga vastuoluliselt. Kahjuks paljud lood sellest ajast on nüüd kadumas ja just neid lugusid tahan ma leida, talletada ja edasi jutustada. Filmis räägivad inimesed, kes elasid ja riskisid. Need on ärimehed, autosportlased, autohuvilised, politseiametnikud. Need on lood sellest, kuidas tühjadelt tänavatelt kasvas välja terve põlvkond inimesi, kelle jaoks polnud auto lihtsalt sõiduvahend, vaid märk sellest, et kõik on võimalik. See film valmib suuresti meie väikse meeskonna koostööst ja entusiasmist. Ja nüüd ongi meil vaja sinu abi, et viia see lugu lõpuni, et need unistused ei kaoks ajaga. Ja kui sa tunned, et see aeg, need autod ja need unistused on midagi sellist, mis kõnetab ka sind, siis tule kaasa ja toeta selle filmi valmimist Hooandjas. Sinu panus aitab talletada ühe väga olulise osa Eesti lähisajaloost. Ja võib-olla, kui film valmis saab, siis leiame koos need kadunud unistused uuesti üles. Juba lapsepõlvest peale olen olnud autode lummuses. Lõputus tavapäraste autode voos märkasin alati neid teistsuguseid, mis tundusid saabunud otse tulevikust. Väikese minu jaoks see polnud lihtsalt huvi. Need masinad tundusid elavat oma elu. Miks 90 on huvitav, ongi see sama, et nõukogude ajal lihtsalt ei omanudki autosid. Ja seal osadel peredel ei olnud seal eriti palju süüa isegi, ja siis lihtsalt vaja eest saab selline auto. Ja auto omamine oli võib-olla mingi privileeg, mis ikkagi kuulus vähestel. Nüüd aina sagedamini küsin endalt, miks just auto? Mis mind tegelikult tõmbab selle metalli ja klaasi sädeluse poole? Kas mäletad Ferrarit, mis seisis piimakombinaadi taga? Rohelist BMW kabrioletti Kadriorus või Viperit, mille ümber tiirlesid kuulujutud ja legendid. No siis meie rabelesime ka, et enne neid jõuda, nii et me olime ikkagi esimesed. Need olid märk sellest, et kõik on võimalik. See oli metsik ida. Kuid midagi väga olulist jäi tookord lapse pilgule varjatuks. Seepärast otsingi neid autosid uuesti ja nende omanike lugusid. Oligi võimalik või sükse autoga sõita siis, kui Meelis Laovad. Keeruline, väga keeruline. 3 autot piirasid mu autoringina ja tulid kummide vilinal.
ema ütles kaugelt, et võõrad lääne autod sõitsid meile nagu hoovi sisse. Meidniku karjääriga muidugi tulid meelde igasugused lood. Seda peeti Tallinna Miamiks. Läksin Püritale ujuma ja tulin välja ja oli kapi kallal käidud ja võtmed läinud ja autoga läinud. Aga mul oli üks niisugune kaustik, kus ma siis, kui ma mingit autot nagu nägin, tahtsin nagu siis ära nii-öelda konspekteerida, palju neid autosid on. See oli kihvt elu. Siis too aeg, kas pannakse vangi või lastakse maha? Näitab mulle paberi, nagu paberitükk ja kirjas minu autonumber. Selle auto peame ühtlustama. Tollal see oli normaalne. Ühiskonnas oli selline suhtumine. See oli okei. Need lood on haprad ja kaovad koos inimestega, kes neid veel mäletavad. Ja võib-olla see on minu viimane võimalus. Suur aitäh, et vaatasite ja hoidke ikka pilk peal meie sotsiaalmeediakanalitel. Näeme juba järgmisel laupäeval ikka 11.30 Kanal 2.